Tere tulemast podcasti Ilu ei anna häbeneda. Mina olen Agve Kask ja tänaseks teemaks on meil botuliintoksiin. Paljud teavad seda sõnana botox, aga ka sellest räägime doktor Karin Rallmaniga. Miks meie kui meditsiinitöötajad, tervishoiutöötajad sõna botox ei armasta kasutada. Ja ma kohe juhatangi Karin sinuga sisse, et doktor Karin Rallman on siis esteetilise meditsiini arst, Ilukliinikus noor ja töötab neuroloogina Tartu Ülikooli kliinikumis. Just. Tere tulemast. Kas sa soovid veel midagi enda kohta öelda? No botulismitoksiini süsteravi olen mina teinud juba aastast 2012, nii et peamiselt alustasin meditsiinilise botoksi tegemisega või botulismitoksiini süsteraviga ja nüüd aastaid hiljem olen siis hakanud tegelema esteetilise meditsiini botulismitoksiini süsteraviga. Ma kohe küsin hoopis küsimuse, mis vahe nendel on, et meditsiiniline, oskad sa mingit näidet tuua, et kõige sagedasem siis põhjus, miks sa meditsiiniliselt botuliini teed? No botulismitoksiini kasutusvaldkond meditsiinis on äärmiselt lai, et me kasutame seda nii neuroloogilistel haiguste korral kui uroloogiliste haiguste korral kui ka günekoloogias, et neuroloogias me kasutame toksiini kõige sagedamini erinevate düstooniate korral ehk siis vastutahteliste liigutuste korral, mille korral me siis toksiiniga halvame ära liigselt aktiivsed lihased ja selle tulemusena patsiendi elukvaliteet ja sümptomid sageli taanduvad ajutiselt. Ja täna me räägime esteetikast, ehk siis millistel juhtudel sa oled teinud botuliini siis esteetilise meditsiini protseduuride puhul? No ma esialgu parandan sind, et sina ütled botuliinumtoksiin, mina ütlen botulismitoksiin, et neuroloogid on omavahel kokku kunagi aastaid tagasi leppinud, et tegelikult eesti keeles me kasutame sõna botulismitoksiin, sest see tuleb sellisest mõistest nagu Clostridium botulinum on siis bakter, kes toodab siis toksiini ja põhjustab see toksiin haigust nimega botulism ja selle tõttu me kasutame ka botulismitoksiini, mitte botuliinumtoksiini, mis on otsene tõlge inglise keelest. Ehk siis ma peaksin kasutama nüüd terve saate vältel ka botulismitoksiin? No mina kasutan. Ma kasutan samamoodi. Minu jaoks on see jällegi võõras, sest et mina kasutan botuliintoksiin, reeglina ütlen nii, et aga hea teada. Aga tulles tagasi sinu küsimuse juurde, et millistel juhtudel me siis kasutame botulismitoksiini esteetilises meditsiinis, siis need on ikkagi miimiliste lihaste liigsest aktiivsusest või aktiivsusest üldiselt tekkinud miimilised kortsud, on need siis staatilised või dünaamilised. Piirkonnad, mis esteetikas tegelikult me ju süstime on? Kõige sagedamini ikkagi kulmude vahelised kortsud, otsmikukortsud, silmaümbruse kortsud, siis allavajunud suunurgad. Tahad sa näidata? Mis lihast sa löögas? Mina või näidata, mul kõik liigub praegu. No näita aga sina kõigepealt, vaatame, kelle rohkem liigub siis. Ei oskagi nii hästi teha, aga lisaks sellele me siis kasutame toksiini ka hammaste krigistamise korral, näiteks siis bruksismi korral süstitakse mälumislihaseid. Et need, kes kapped öösel katki närivad, siis nendele sobiks väga hästi. Absoluutselt. Kes tunnevad liigset pinget ka lõualuus näiteks ja mälumislihastes muidu üldiselt ka päeva jooksul, mitte et öösel lihtsalt krigistavad hambaid siis, kui kaped suus on. Meil oli planeeritud hoopis teine küsimus, aga me juba läksime teemasse sisse, aga ma küsin ikkagi selle meie esialgse küsimuse ära, et kas botulismitoksiinist on võimalik jääda ka sõltuvusse? Ma vastaksin ühe sõnaga, et ei ole. Et sõltuvus on ju siis kas füüsiline või psühholoogiline, et füüsiline sõltuvust ei ole võimalik selle tõttu, et botulismitoksiin ei mõjusta aju tasemel sõltuvust tekitavaid mehhanisme. Tema ärajätmisel või mitte süstimisel ei teki kunagi võõrutusnähte. Ja kui me räägime psühholoogilisest sõltuvusest, siis ütleme nii, et inimestele meeldib see toime, mida tavaliselt botulismitoksiini süstimisel me näeme ja see tõesti lihased harjuvad selle toimega ja tegelikult nahk on
siledam, kortse on vähem ja see võiks meile justkui psühholoogilist sõltuvust tekitada, aga tegelikult see nii ei ole. Aga kui mulle ikkagi, ma jään sellest vaatepildist justkui ju sõltuvusse, sellest psühholoogilisest, vaatan emotsionaalselt, ma tunnen ennast poole paremini, mul kortse ei ole, on selline glass-skin efekt, mida väga paljud taga ajavad, poorid on väiksemad, et jah. Ühesõnaga füüsiliselt mina küsiks, et kas see on sõltuvus, et see on lihtsalt meeldimine olla ilus võib-olla või soov olla ilus jätkuvalt vananeda väärikalt ilma kortsudeta või vähemate kortsudeta. Pehmemate, vähemate kortsudega. Nõus. Mina olen sama meelt nagu sina. Ja nüüd on küsimus ka, et väga palju sellest räägitakse. Meedias olen näinud ka väga tuntuid inimesi sellest kõnelemas, et kas siis botulismitoksiin jääb kehasse igaveseks ajaks? Jälle lihtne kiire vastus ei jää, et botulismitoksiin süstituna siis lihasesse mõjustab närvilihase ülekannet sellistes sünapsites, kus ta takistab siis toksiin takistab atsetüülkoliini vabanemist, mis on tegelikult lihase kokkutõmmete tekkeks vajalik ja kui enam seda atsetüülkoliini toksiini toimel ei saa vabaneda, siis järelikult lihased ei liigu, aga see toime on ajutine ehk siis pöörduv, et kusagil päevade nädalatega tegelikult siis toksiin toimetab oma toimetamised seal närvi lihasülekande sünapsis ära ja tegelikult see pikaaegne toime tuleb tegelikult sellest, kui pikalt ja kaua toimub siis uute sünapsite ja närviühenduste loomine ja tegelikult see toksiin kasutatakse justkui selles lihases täielikult ära, et organism elimineerib tegelikult selle sõna otseses mõttes. Nüüd hästi lihtsalt öelda, kuidas see siis meie kehast ikkagi välja läheb? Need toksiinimolekulid reaalselt kasutatakse seal sünapsis ära selleks, et blokeerida retseptoreid. Neid ei ole seal lõputult, neid toksiinimolekuli ja need saavad justkui otsa, väga lihtsustatult öelduna. Ja toksiin ei saa sinna jääda pikemalt, sest ta kasutataksegi reaalselt ära. Nüüd veel hästi sage küsimus, mida ka mina oma praktikas olen kabinetis saanud neid küsimusi, et kui nüüd üks hetk ma otsustan, et ma ei soovi enam botulismitoksiini endale lasta teha, et kas siis ma justkui vananen 10 aastat kiiremini kui muidu? See on tõesti päris sage küsimus, et kui ma 10 aastat süstin regulaarselt poole aasta tagant ja nüüd ühel päeval otsustan, et ei, ma enam ei soovi süsteraviga jätkata, siis tegelikult läheb see vananemise protsess täpselt sealt edasi, kus see hetkel on. Et ei vanane 10 aastat, 5 aastat järgi, sest lihased hakkavad ühtviisi jälle uuesti liikuma iga pooleaastase süsteravi järgselt nagunii. Ja siis on veel, milline on sinu praktikas võib-olla kõige kummalisem küsimus botulismitoksiini osas, just esteetikat pean silmas? Siis kui patsient küsib või ütleb, et ta tunneb toksiini maitset suus, kui ma süstin otsmiku lihaseid, et see on täiesti võimatu. Olen ka seda sama kogenud ja see oligi just vahetult enne, ma arvan, kui meie omavahel rääkisime ja siis samamoodi mul patsient ütles, et ta tunneb huvitavat maitset suus. Et ju see siis on mingi psühholoogiline või midagi seal. Tõenäoliselt see on selline psühholoogiline efekt või toime või selline ülemõtlemine, sest see ei ole reaalselt kuidagi võimalik, et me süstime toksiini teatud koguses lihasesse, mis läheb seal laiali, diffundeerub või hajub seal lihases laiali umbes sentimeetri, 1,5 sentimeetri laiuses, vahepeal vähem sõltuvalt, kui palju ühikuid me toksiini lihasesse süstime, et see ei ole kuidagi võimalik, et see jõuaks läbi limaskesta kuidagi suus anda mingit maitset või tunnet või lõhna või toimet, siis seda ei peaks patsiendid kartma. Ja väga selline levinum küsimus on ka siin nüüd viimasel ajal, et jällegi see on see sotsiaalmeedia töö ja sellised võib-olla siis mitte meditsiini influencerid, et botuliintoksiin, kas ta siis ikkagi liigub aiu? Kas me süstime aiu, Karin?
Ei, jälle lihtne kiire vastus ei, et botulismitoksiini me süstimegi konkreetselt väga piiratud alale. Tõesti, see läheb laiali sõltuvalt ühikute hulgast, mida me süstime ja ta jääb sinna närvilihas sünapsitesse ja kuidagi kesknärvisüsteemi või vereringesse ta sealt ei jõua. Ja võib-olla lähmegi selle juurde, et millal, võtame selle küsimuse, et ma siin ennist ütlesin, et miks meie ei ütle botox näiteks, et ma vaatan ka väga paljudes reklaamides vahel kasutatakse sõna botox, et minule see isiklikult ei meeldi, et oskad sa seda põhjendada, miks me ei kasuta nii-öelda siis sotsiaalmeedias või me väga ei taha kasutada sõna botox? No ma arvan, et see tuleb teadmatusest. Tegelikult on olemas ju botulismitoksiini seitse erinevat serotüüpi, inimesed või meditsiinis kasutatakse siis serotüüpi A, B ja E, et siis sõltuvad sellest, millise toksiiniga on siis tegemist, on see onabotuliinumtoksiin, inkobotuliinumtoksiin või abobotuliinumtoksiin või mõned uuemad toksiinid, mis juba turule tulevad järjest, et need toksiinid siis on erineva brändi nimega, kuna nad toodetakse erinevate kompaniide, ravimfirmade poolt. Ja näiteks, kui me räägime onabotuliinumtoksiinist ehk siis A-tüüpi toksiinist, siis me räägime sageli botoxist või näiteks Vistabellist. Et kui me räägime abobotuliinumtoksiinist, mis on samuti A-tüübi toksiin, siis me teame, me räägime Dysportist, mis on siis konkreetse firma, ravimifirma brändi nimi antud preparaadil. Et põhimõtteliselt, miks me nagu ei armasta öelda botox, on sellepärast, et see on väga see on väga konkreetselt ühe firma toodetud toksiin, mida tegelikult botoxid, brändi nimena botoxid võib-olla väga paljud kliinikad üldse ei kasutagi, kasutatakse hoopis teistsuguseid või teise nimega brändiga tooteid. Aga millal on õige aeg alustada? Et kui inimene tunneb, et ta tahab justkui alustada esteetilise meditsiini protseduuridega ja ta tahaks tulla nüüd botulismitoksiini tulla süstima, et siis millal on õige aeg, kas vanus on määrav? Botulismitoksiini võib süstida ravimuuringute alusel 18. eluaastast alates, aga minu isiklik arvamus on, et ennetavalt ei ole mõistlik botulismitoksiini esteetilisel eesmärgil süstida. Õige aeg on, arvan siis, kui patsient on selleks valmis, nii vaimselt kui füüsiliselt ja on ka põhjust, et kui tekivad ikkagi naha sisse juba nähtavad staatilised kortsud või hakkavad tekkima kortsud, mis tekivad siis, kui me ei kasuta oma miimilisi lihaseid, aga me näeme juba kortsu, siis oleks võib-olla õige aeg ehk siis, et see korts ei lähe enam ära. See korts ei lähe enam ära. Just dünaamilised kortsud on need, kui me naeratame või kui me imestame või kui me oleme murelikud ja meil tekivad naha sisse kortsud, siis need on dünaamilised kortsud ja need ei pea alati ära võtma. Et need on üsna sellised füsioloogilised. Kui need kortsud jätavad tõesti juba jooned, vaod naha sisse, siis ma arvan, et on viimane aeg. Aga kas on ka selline aeg, kui sa ütled patsiendile, et nüüd sa oled hiljaks jäänud? Tegelikult, kui me lähtume nagu juhistest või uuringutest, siis tegelikult üle 65-aastastele esmakordselt toksiini teha võib-olla ei ole just näidustatud. Aga see sõltub naha kvaliteedist, üldisest füsioloogiast, anatoomiast, et ma ei ole otseselt öelnud kellelegi, et ei, ma ei süsti, aga mida vanem on patsient, seda suurema ettevaatusega tuleb süstida. Ja. Tuleb kasutada väiksemaid annuseid, tuleb valida väga lihaseid, kuhu süstida, hinnata kasu ja kahju. Aga näiteks, kui on nüüd nooremad patsiendid, nendel on juba selline väike staatiline korts seal näha, et nende puhul samamoodi alustad ettevaatlikult või paned kohe niimoodi täisdoosi? Mina alustan alati ettevaatlikult. Et hindan seda,
kuidas lihased liiguvad eelkõige, et raamatu jooniste järgi ei süsti kunagi, vaid ikka selle järgi, kui aktiivsed on lihased, kuhu on tekkinud kortsud. Miks ma natukene naerma hakkasin, sa ütlesid raamatu juhiste järgi, sellepärast et meil on üks vahva lugu, räägin ära, et me käisime koolitusel koos ühel koolitusel ja siis seal oli üks välismaa koolitaja ja ta võttis joonlaua ja siis ta hakkas joonlauaga mõõtma, et 2 sentimeetrit kulmukaarest ülespoole ja sentimeetri siia-sinna, et see oli päris huvitav koolitus iseenesest, et aga lihasliikumine võib hoopis teine olla, on ju, et. Just, et ja inimestel võivad olla ka lihase liikumine, kui me näiteks toon näite, otsmiku lihas võib ühel pool, paremal pool liikuda näiteks oluliselt intensiivsemalt ja vasakul pool vähem intensiivsemalt, mõnel pool on ka lihast natuke vähem ja kortsu seetõttu ka vähem, et me ei saa nagu ühtemoodi kõike süstida. Et igale poole ühe sama annusega, nii nagu kusagil TikTokis või Instagramis keegi joonistab, et see kindlasti ei ole õige. Neid videosi on ikka väga-väga palju. Liiga palju. Et selles mõttes on tõesti huvitav. Et aga mis ma veel tahtsin küsida, et kas sa näed mingid muutusi trendides ka, et võib-olla mingi hetk oli selline kivi nagu trendim kui tänapäeval või kuidas sulle tundub? Et no ma olen nõus, et mingi aeg võib-olla mõned aastad tagasi ikkagi võib-olla tõesti süstiti botoxid sellise või botulismitoksiini sellises mahus, et võeti ära kogu lihase liikuvus, et mina seda õigeks ei pea ja õnneks on need trendid selles mõttes tõesti muutumas, et mida naturaalsem ja loomulikum see tulemus süsteravi järgselt on, seda parem, ma arvan, ja väike korts minu isiklikul hinnangul on alati palju ilusam kui täiesti liikumatu lihas. Aga siis on jällegi see koht, et kui see toime läheb kiiresti üle, osadel patsientidel läheb ju väga kiiresti see üle, muidu botulismitoksiin kestab meil 3-6 kuud reeglina. Tahad kommenteerida? Mingid uued standardid äkki, mida ma ei tea? Et toksiini toime ongi väga individuaalne. See sõltub väga paljudest faktoritest. See sõltub nii patsiendi poolsetest faktoritest kui süstija poolsetest faktoritest, et siin on oluline, kui palju süstitakse, kui palju ühikuid süstitakse, millised lihased on, mida süstitakse, kui aktiivsed need lihased on eelnevalt patsiendil, kui suured lihased on, kui väikesed lihased on, see kõik mõjutab, kui palju tehakse sporti, kui palju kasutatakse miimilisi lihaseid oma erialaliselt või hobides, siis kindlasti kellel on aktiivsemad, suuremad lihased, miimilised lihased eelkõige, siis nendel on suurem tõenäosus, et toksiin kestab vähem. Nagu ma ennem ütlesin, toksiin kasutatakse ära ja nende aktiivsetes, see toksiini toime ongi väga erinev, et ta tuleb erinevalt patsientidel, sõltuvalt kas 2., 3. või 5. päevast, mõnel hakkab nädala pärast see toime tulema, 2 nädala pärast võiks see toime olla maksimum ja tegelikult me teame, et järk-järgult hakkab siis toksiini, just me ütleme, toksiini toime väheneb, tegelikult see on pigem see, kui kiiresti need ühendused uuesti luuakse seal, et tegelikult lihas ei sure, ütlen kohe ära, lihas ei kärbu seal selle aja jooksul ära, kui see toksiin seal toimetab, et vaid lihas justkui ootab ära, millal saab uuesti signaale närvidelt, et uuesti hakata liikuma. Et see lihtsalt võtab aega ja väga erinev on see aeg erinevatel patsientidel. Et tegelikult, kui me ütleme, et süstida võiks poole aasta möödudes, et siis on toksiinitoime möödas, siis me peame tegelikult arvestama, et toksiinitoime hakkab järk-järgult vähenema juba 3., 4. kuul. Mõnel inimesel ka varem, sõltub siis nendest eelnevatest faktoritest. Ma mainiksin veel ära need faktorid, et tegelikult naistel, meestel mõjutavad väga palju hormonaalsed nihked, stress, samamoodi suitsetamine, kahjulikud muud harjumused mõjutavad toksiinitoimet. Väike.
päike kindlasti, erinevad suvi tuleb, ja et kahjust. oled sa tähele pannud, et kui sa teed näiteks suvel botulismitoksiini, siis see justkui nagu läks kiirem üle kui talveperioodil või sellist täheldust sa ei ole märganud. Okay. Et ma arvan, et järjest enam on õnneks see teadlikkus tõusnud, et tegelikult tuleb ennast päikese eest kaitsta. Küll ma tooksin siin ühe faktori välja, et mida me oleme oma praktikas ka näinud, et kui me süstime toksiini ja patsient läheb järgmisel päeval päikest võtma, ilma et ta paneks ka päikesekaitsekreemi peale, siis sellel on kindlasti omad tagajärjed. On see siis turse, on see siis päikesepõletus, aga kindlasti inimestel, kes rohkem higistavad nii sportides kui ka päikese käes 30+ kraadi juures, see toksiini toime suure tõenäosusega ajas väheneb kiiremini. Ja mul oli siin ikka päris mitu mõtet ka vahepeal, kui sa rääkisid, et aga ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, et nüüd kui tuleb patsient, kes ütleb, et mul läheb see botulismitoksiin väga kiiresti välja ja ma tahan sellist nii-öelda nagu täiesti kinnist otsmikku ja kõik, et mitte midagi ei liiguks, et ei oleks nii-öelda et kulmud ei kukuks alla ja kõik oleks nii-öelda väga sile. Et seda sa oled nõus tegema? Ma tean, et sa oled. Minule sa teed. Ma kindlasti oma praktikas eelistaksin jätta mõned lihased liikuma. Et mulle meeldib, kui patsientidel kulmud jäävad liikuma süste protseduuri tagajärjel, mõnikord ei ole see võimalik lihtsalt, et me ei saa ette ennustada, kuidas see toksiin nüüd konkreetsel juhul alati toimib. Ta ei toimi iga kord samal patsiendil ühtemoodi. Seda ma võin küll öelda, et ükskord me justkui süstime samu lihaseid samades kogustes toksiiniga, aga see toime on mõnikord parem, ehk siis tugevam ja mõnikord natukene vähem tugevam, ehk siis lihased jäävad osaliselt liikuma, osaliselt ja mõnikord nad üldse ei liigu. Et sageli ükskõik kui hea tegija on, ma arvan, et me ei suuda kunagi 100% ühtemoodi 2 süsteravi protseduuri teha, aga ma eelistaksin jätta mõned lihased liikuma, on teatud piirkonnad, kindlasti kulmude vahekorts, mis peaks olema minu hinnangul liikumatu, otsmiku, naerukurrud, need kortsud võivad jääda ikkagi alles osaliselt, aga on patsiendid enamuses siiski, kui nad ütlevad isegi visiidil, et ma tahaks, et see lihas ikkagi natuke liikuma jääks, et ma saaks kulmusid tõsta, siis ütleme niimoodi, et 90%, kes tuleb korduvvisiidile, ta näeb seda ühte väikest kortsu ja see väike korts või 2 väikest kortsu seal otsmikul teda siiski häirivad. Et mõnikord ütlen, et me ei pea tegema, aga mõnikord mind ennast ka häirib, et siis ma tõesti mõnikord teen väikese annuse juurde, et kui see ikkagi ei ole visuaalselt väga ilus see korts seal, sest mõnikord lihas, mida me jätame süstimata, aga eriti intensiivselt töötama ja põhjustab veel tugevama kortsu seal, kus me ei ole süstinud toksiini, näiteks kuhu ei tohi süstida toksiini, siis need lihased võivad olla aktiivsemad ja siis see ei meeldi kellelegi, ei tegijale ega patsiendile. Reeglina mitte, aga siis on ka need riskid, et näiteks siis sealt tulevadki need riskid. Ja mis need riskid on, et kui me riskide juurde juba läksime, et kui sa teed nüüd selle väikese ühiku väga madalale sinna kulmu juurde, mis siis juhtuda võib? Et miks me räägime kulmust, eks, et kõige suurem hirm patsientidel on see, et aga äkki sa lased mu kulmud alla. Seda võibki juhtuda, seda juhtub absoluutselt kõikidel süstijatel, aeg-ajalt võib juhtuda. Väga harva õnneks, aga seda võib juhtuda. Et kellele juhtus ei süsti. Et lihtsalt patsiendil peab olema teadlikkus, et kui me ka esimesel visiidil ütleme, et kulmu kohale ma botoksid või botulismitoksiinid süstida ei tohi, et siis tõuseb tõenäosus, et see kulm vajub alla, laug muutub raskeks ja kui see teadmine on olemas, siis lepitakse sageli ka selle kulmu kohal oleva kortsuga paremini. Kui nüüd on olukord, kus tõesti need kortsud on hästi intensiivsed, siis mõnikord korduvvisiidil me teeme sinna väiksed ühikud, aga siis me võtame selle riski koos patsiendiga, et see kulm võibki raskeks muutuda. Ja siis on ka patsient teadlik ja minul on ka patsiente, kes tegelikult tahavadki juba, sest et
sest et on jäetud ka kord näiteks see kulmukene liikuma, siis see mõju, see minu kogemuse põhjal, lihtsalt see mõju, botulismitoksiini mõju kaob rutem, aga et kui see väike ühik teha, et ta korraks võib minna raskemaks, aga ta ei ole nii häirivalt raske, et ei saaks kuidagi nagu edasi elada ja visuaalselt võib-olla keegi nii-öelda nagu väga aru ei saagi, aga patsient ise tunneb, et tal on see raskus ja kui piltega kõrvutada, väga suurt vahet ei ole, aga see tunne, et sul on see raskuse tunne, et see võib küll juhtuda, jah. Ja sellest mina näiteks isiklikult alati hoiatan patsiente, et kui me süstime ka esimest korda otsmiku lihasesse toksiini, siis me hoiatame just selle mõttega, et kui inimene on harjunud kogu aeg oma kulmusid tõstma otsmiku lihasega ja nüüd ühtäkki see lihas enam ei tõsta neid kulme, siis see ongi subjektiivselt võib olla esialgu üsna ehmatav ja raske tunne. See ei tähenda, et kulmud on alla vajunud või et lau alla vaja on tekkinud, vaid see on see subjektiivne tunne, et ma ei saa tegelikult enam liigutada ja see mitte liigutamise tunne on suhteliselt raskustunne. Aga on sul olnud olukordi, kus sa hindab patsienti ja patsient tahab saada nii-öelda süsti siia otsmiku horisontaalkortsudesse ja sa otsustad, et ei, me sulle ei saa kahjuks seda teha? Ma arvan, et ma olen nii mõnigi kord loobunud otsmiku süstimisest. See esimene põhjus on see, et tõesti, kui inimesel on väga palju laugu, ehk siis on tekkinud nagu enda füsioloogiline lau allavaje, ehk siis patsient võiks minna operatsioonile, blehvaroplastika aitab sageli seda lau massi või seda kogust vähemaks võtta ja segan, Kari, silma ülalaugude plastika, et just, nagu tõlgin vahepeal sind. Et kui inimesel on palju ülalaugu või ka alalaugu tegelikult, aga me räägime praegu ülalau sellisest liig ülalau koest nagu, et kui seda on väga palju, siis tegelikult inimene selleks, et paremini näha, ta tõstab kogu aeg oma kulme, kasutades siis otsmiku lihast, et paremini näha. Ja kui me võtame selle liikumise ära, siis seda laugu vähemaks ju ei jää, aga kulmusid enam tõsta ei saa ja siis sellistel juhtudel ma sageli ütlen, et on mõistlikum teha ennem laugude vähenduslõikus ehk blehvaroplastika ja siis mõelda uuesti botulismitoksiini süsteravile ja teine põhjus, kui silmakoopad on hästi sügaval. Et sellised kurvad, väsinud silmad, mis on hästi sügaval, siis ka nendel patsientidel võib sageli otsmiku lihase liikuvuse äravõtmine süvendada raskustunnet. Et siis ka väga olen loobunud. Aga mul on küsimus, et ka nüüd lähmegi liigume otsmikust edasi. Et otsmikust me oleme juba rääkinud, kulmuvahe ka, see kurjusekorts, et seda tehakse ka päris tihti ja ei tee ainult naised, vaid mehed ka. Ja järjest rohkem. Võiksid rohkem teha. Ja siis räägime hoopis silmaümbrusest, et see on ka selline põnev temaatika, et osad jällegi ütlevad, et julgelt võib teha botulismitoksiiniga silma alla. Mina sellega nõus ei ole, et kõik patsiendid ei ole selleks nii-öelda sobilikud. Karin, kuidas sina arvad? Silmal on olemas sõõrlihas, mis on ringikujuliselt ümber silma ja selle funktsiooniks on kõike justkui tõmmata allapoole ehk sulgeda silma, naeratades tõmbab nii silmalau, ülalau alla kui alalau ülesse poole ja meie eesmärgiks toksiiniga oleks justkui seda lihast lõõgastada. Aga sellel lihasel on hoopis teine funktsioon ka. Siin silma all on olemas selline lümfipadi füsioloogiliselt, mida siis see lihas tegelikult justkui treneerib, et see silmaalune ei oleks turses. Ja kui me võtame selle lihase liikuvuse siit silma alt, päris silma alt ära, siis juhtubki see, et see lümf koguneb sinna silma alla ja me saame lihtsalt silmaaluste tursed. Ja selle tõttu ei ole soovitav silmaaluseid süstida botulismitoksiiniga, küll aga silma välimist külge, välimist lihase osa. Ja mina isegi olen ettevaatlik ka nende patsientide puhul, kellel on juba need tursed, aeglane nii-öelda lümfidrenaaž ja samamoodi ikka, kui on võib-olla täiteaine sinna tehtud,
et tihtipeale jääb tursetama ja siis sinna veel ümbrusesse süstida seda botulismitoksiini ei pruugi tõesti hea tulemust tulla. Ja teine asi, mis võib juhtuda, on see, et kui me liiga lähedale süstime, siis liiga üles silma lähedale ülalaug või alalaug ülemisele äärele, siis juhtub see, et see alalaug lõõgastub nii palju, et see keerab välja ja see on juba silmale ohtlik. Küll aga me kasutame laugude süstimist, nii üla- kui alalaugu süstimist meditsiinilisel näidustusel, aga need on hoopis teised näidustused. Ja siis on veel see teema ka, et kui ongi sellised kortsus, silmaalused, lõtvunud nahk, võt see on ka koht, kus minu käsi ei tõuse seda botulismitoksiini süstima, siis minu kogemuse põhjal need lähevad hullemaks. Et aga sotsiaalmeedias jällegi väidetakse vastupidi, et kuidas sina arvad? Ei, mina arvan, et igale poole ei saa ja ei pea süstima. Aitäh sulle. Ma arvan sama. Et nendeks on tõesti teised vahendid, et silmaaluse nahapiirkonda parandamiseks minule meeldib näiteks polünükleotiid, et aga see on hoopis teine teema. Just, see on järgmise korra teema. Just, see on järgmise korra teema ja rääkides naha kvaliteedist, kui on tõesti tuleb patsient nüüd esimest korda ja sa näed, et nahk on hooldamata, et on kuiv, väsinud, kas sa vahel oled soovitanud, et oleks võib-olla mõistlik isegi niisutada eelnevalt nahk ära erinevate süsteprotseduuridega ja siis alles toksiine. Pigem mitte, et mina arvan, et väga paljud asjad käivad käsikäes või teha kombineerituna saame me palju parema efekti, aga ma arvan, et nendel kahel protseduuril, kui me räägime botulismitoksiinist ja polünukleotiididest või mõnest muust nahka parandavast protseduurist silmaalusi, siis nendel on täiesti teine eesmärk ja täiesti erinev sihtmärk. Et ühel juhul me ikkagi süstime lihaseid, et saada kortse vähemaks ja teisel juhul me parandame naha kvaliteeti, mille läbi väiksed peenikesed kortsud vähenevad. Aga selle naha kvaliteediga seoses on ju baby botox, nii-öelda siis, mida ka tuntakse. Pigem ma arvan, et välismaal Eestis vist ma ei ole näinud väga palju kliinikutes seda teenust pakkumas, et just nii-öelda nagu baby botox. Ma arvan, et seda ei peagi sinna teenusena pakkuma. Aga mis see teisis on? Aga baby botoxis tähendab, või baby botox või mesobotox, see on siis nagu selline botulismitoksiini suurem lahjendus, ehk siis toksiini kontsentratsioon läheb väiksemaks, mida süstitakse siis naha sisesi ja mitte enam isegi naha alusi, et lihase sisse, et ma arvan, et teenusena ei ole see väga mõistlik, aga mõnikord me ju, kui me süstime toksiini lihasesse ja näeme, et need miimilised kortsud on väga ulatuslikud, väga laial alal, et siis me tegelikult juba selle ühe protseduuri käigus mõnikord väga keerulistele juhtumitele teeme ka baby botoxit, ilma et me seda siis sinna teenusena paneksime. Aga ma ütleksin ühe märkuse veel, et tegelikult uuringud näitavad, et nahasisesi süstituna, mitte nüüd lihasesse toksiini süstitud, et nahasisesi võib botulismitoksiini neutraliseerivate antikehade teke tõusta oluliselt. Ja, see on päris huvitav fakt, et sellest väga palju tegelikult sellest ei räägigi keegi, ma arvan. Et see on, jah, nii, aga ma küsin selle küsimuse ka ära, sest et ega meil hakkab aeg täis saama siin vaikselt juba, tead jah, et tegelikult mul tuli meelde jälle üks sotsiaalmeedias leviv selline jutt, mis on jällegi minu jaoks nagu kui ma ei oleks meditsiinitöötaja, saaks päris hirmutav, et botulismitoksiini tagajärjel võib jääda pimedaks. Jälle kiire vastus, ei või. Et sa ei tahagi kommenteerida? Ma isegi ei oska seda kommenteerida, sest et meie sihtmärgid on ikkagi toksiini süstimisel erinevad kui teiste protseduuride korral, mille korral on kirjeldatud ehk pimedaks jäämist või sellist seda tüüpi kõrvaltoimete teket, et kui me seda toksiini nüüd silma ei süsti, siis seda kindlasti, ja ka siis ei pruugi jääda pimedaks, et toksiin on hoopis teise eesmärgiga süstitav
protseduur. Ja väga palju on räägitud tegelikult ka ju huultest, et ja ikka ja jälle ma kuulen botoksi huuled. Ja just eelmine nädal veel ka kuulsin, üks noormees tuli vastuvõtule hoopis meditsiinilist botoksit tegema ja tegi nalja, et ja need botoksi huuled. Et siis ütlen kohe, et botoksi huuli ei ole olemas. Et kui me süstime botulismi toksiini huultesse, siis huuled ei lähe suuremaks, mitte kunagi ei teki üle süstitud botoksi huuli, need huuled muutuvad pigem väiksemaks, kiitsakamaks ja nad enam ei liigu, sest me võtame huulest liikuvuse ära. Aga me ei süsti huultesse. Me mitte kunagi huultesse ei tee botulismi toksiini. Ja, aga lip-flip? Nüüd, kui me räägime lip-flipist, mis tähendab siis just, kui me suurendame huuli botoksi abi või botulismi toksiini abil, siis me tegelikult süstime hoopis suu ümbruse sõõrlihasesse väikestes annustes toksiini, et see lõõgastaks suu ümbruse lihaseid, võtab ära suu ümbert väikesed kortsud ja samal ajal lõõgastades ta keerab lihtsalt natuke üla- või alahuult välja poole, tekitab visuaalselt lihtsalt optilise mulje, et huuled on justkui natukene suuremad. Ja tegelikult siinkohal ma tahaksin võib-olla välja tuua selle, et väga paljud, ma arvan, teavad, et on ainult 3 piirkonda, mida saab botulismi toksiiniga teha. Reeglina on see kurjuse korts, otsmikukortsud ja kanavarbad, aga tegelikult on ju meil neid piirkondi väga palju veel, just nagu esteetika mõttes. Aga ikkagi ma jään selle juurde, et need 3 piirkonda, mida sa välja tõid, on tegelikult kõige paremini mõjustatavad toksiiniga. Kõik ülejäänud piirkonnad võib-olla nii head efekti ei anna. Me räägime sellest, kui meil on suu allatõmbaja, suunurkade allatõmbaja lihas, tekitab justkui meile kurvad ja allapoole suunurgad, siis sinna süstituna me kunagi nii head efekti ei saa, kui näiteks kurjuse kortsu süstimisel, sest need on hästi aktiivsed lihased. Samamoodi me sööme, me räägime, laulame, kasutame seda suu ümbruse lihast hästi intensiivselt ja sinna see toksiin nii edukalt ei toimi sageli. Küll aga me süstime ka huulepealset ehk huulepealset suu ümbruse lihast selleks, et vähendada siis selliseid vertikaalseid kortsukesi, tubakakoti suu kortsud öeldakse või suitsetaja kortsusid siit suu ümbert või kellel on olemas näiteks kehalise kasvatusõpet vilistavad, jah, no veipijad ja või kui meil on olemas või tegemist igeme naeratusega, kui me naeratame ja meil tulevad hammaste rea kohale veel sentimeeter või 1,5 iget nähtavale, et öeldakse, et siis kammismail või igeme naeratuse korral me siis lõõgastame ära lihased, mis lasevad natukene seda suu tõstjaid või ülahuule tõstjaid lihaseid alla. Me süstime ka botulismi toksiini siis mälumislihastesse, krobelise lõua korral lõualihasesse, ninalihasesse ja kindlasti ka siis kaelaväetide lihastesse ehk platüsma lihasesse, et natuke lõõgastada seda pinges kaelalihaseid. Armiravi samamoodi. Ja see on minu üks lemmikteema, et see on nüüd õnneks arenev trend on see, et tegelikult botulism, ja see on nüüd ka tõestatud tänaseks päevaks, et arme saab ravida tegelikult botulismi toksiiniga, et see on väga huvitav teema ja igapäevases praktikas seda tõenäoliselt väga paljud inimesed süstijad ei kasuta ja teadlikkus veel puudub, aga järjest enam inimesed seda hakatakse kasutama, et lõõgastada see armkudet või armialust kudet. Ma küsin nüüd väga tüüpilised küsimused ka ära, et kui kiiresti botulismi toksiini mõju hakkab tulema? See on individuaalne. On patsiente, kellel tuleb see esimesel või teisel päeval juba ja on neid, kellel alles 10. päeval. Kohe ei saa tulla. Kindlasti mitte, kuigi mul on patsiente, kes ütlevad siis nagu kabinetist välja minnes, et ma juba tundsin, kuidas see toksiin hakkas toimima. Reaalselt ei ole see võimalik. Aga on nüüd teada, et on väga palju uuringuid viidud läbi uue E-tüüpi botulismi toksiiniga, millel on uuringud näidanud, et toime tuleb 8. tunnist.
aga selle eest kestab Ta on ainult lühiajaline. 21 päeva. Just. Ja mis Jah. selle, siin me võime brände öelda, on sul meeles see brändi nimi, et mis nüüd turul on? Ei, ma ei ütle seda. Ei ütle. Eestis vist veel ju ei ole. Õnneks ei ole jah hetkel veel, et see kindlasti tekitab palju segadust nii süstijates kui patsientides, et ma tahaks ruttu toimet, aga enamasti tahetakse ju ruttu toimet ja hästi pikka toimet, aga osade toksiinidega siis on pigem just see, et tuleb toime ruttu ja kaob väga ruttu, aga kindlasti on tulemas turule uusi toksiine, ma tean, et patsiendid ka küsivad uute toksiinide kohta, kuna võib-olla mõni praegu kasutusel olev toksiin ei toimi enam nii hästi, siis on lähiajal kindlasti tulemas üks uus A-tüüpi botulismi toksiin, relabotulinum toksiin, aga seda me peame veel ootama natuke, millel on siis tõestatud selline pikaaegsem toime, et rohkem võib-olla isegi kui 6 kuud uuringutes. Räägime ruttu üle ka, et kui nüüd täna tulin protseduurile, mida sa ütleb mulle, mida ma ei tohi täna teha? Et kui me täna süstime sinule botulismi toksiini, siis ma soovitan sul mitte masseerida neid süstekohti, et mitte siis tekitada, ajada seda toksiini justkui laiali sinna, kuhu me ei taha, et see läheks. Kindlasti ma ütlen, et 2-3 päeva võiksid sa sellisest aktiivsest, väga intensiivsest spordist loobuda. Nagu sukeldumine? No ma pean silmas ikkagi sellist väga intensiivset higistamisega, kuule kaasas käivad sukeldumine ka ju, ei lähe sukelduma? Ei, mina küll ütlen, et ei lähe sukelduma. Ma ei tea väga palju patsiente, kes käiks sukeldumas pärast. Basseinis. No oluline on siin ikkagi puhtuseks pärast süsteravi, et siin ma soovitaksin hoida oma nahka pärast süstimist puhtana, mitte higistada kõvasti, mis tähendab, et ei lähe sportima ja ei lähe kohe sauna. Kaua siis ei tohi ikkagi sportida? No ega siin ei ole ühest reeglit, et varem öeldi, et kuni 2 nädalat ei tohi mitte midagi teha, no see ei vasta enam tõele, et ega siis ütleme nii, et 2-3 päeva võiks ennast sellisest suurest aktiivsest spordist hoida. Kõndimine ei kuulu siia hulka. Jalapäeva teha jõusaalis, see on okei, kui ei higista. Kui ei higista, just. Okay. Meik ei pane, alkoholiga kuidas on lood, täna ei ole reede, täna on 4 päev. Et mida siis alkohol selle toksiiniga täna teeb, kui sa täna süstid? Minu küsimus on, et tegelikult ega ta ei tee midagi. Peale selle, et mõnel inimesel, kellel on risk tursete tekkeks, võib seda turset süstekohtades võib-olla rohkem olla. Kes enne protseduuri klaasi veini joob, siis me näeme, et tegelikult need süstekohad veritsevad rohkem ja sinikate tekke risk on suurem. Et siis, kui juba eelnev päev on tarbitud, siis vahet ei ole enam. Ei nii, sellist sõnumit ka ei saa öelda, aga ei, jah, et ikka ei tasu alkoholi tarbida samal päeval soovituslikult. Suitsetamine ja alkoholi tarvitamine kahjustab tervist. Jah, tõsised, aga see ongi tõsine sõnum tegelikult. Alati. Ja ega see suitsetamine viib ju kiiremini toksiini ka välja, et eriti kui me näiteks suu ümbrust teeme, siis ega ei tasu küll. Nii, olgu, aga siis küsimus veel, et sinikad, nendest me ju hoiduda ei saa, et kui tulevad, siis tulevad ma olen kohanud sotsiaalmeedias ka erinevates foorumites, et näed, et see või teine tegija tekitas mulle sinikad ehk hematoomid. Et see ei ole nüüd tegija spetsiifiline, ärge unustage, et näos ei ole ühtegi kohta, kus ei ole väikest kapillaari, väikest veeni, veresooni, et meil ei ole võimalik kunagi 100% süstida nii, et meil ei teki ühtegi sinikat. See ei ole lihtsalt võimalik. Aga me kindlasti ei tekita neid teadlikult ja tahtlikult. Ja ma arvan, et meil sellised põhilised küsimused ma vist saime ikkagi läbi räägitud, küll aga väga palju on näha erinevaid spetsialiste, mitte ainult kliinikutes, vaid me aina rohkem räägime nendel teemadel ja nii-öelda sellisest mustast turust ka, et Karin, võib-olla räägi paari sõnaga, kuidas valida endale turvalist spetsialisti, sest et pakkujad on palju, hinnad on ka väga varieeruvad, et miks ka hinnad on niivõrd kõrged ühes kliinikus ja võib-olla teises kohas nii kõrged ei ole?
Mitu küsimust korraga. Oli, Ma jah? ütlen kohe, et kui endale valida kliinikut või otsustada, et ma nüüd tahan alustada süsteraviga, botulismitoksiini süsteraviga, siis vaata seda, kas sellel kliinikul on tegevusluba. Esimene asi, kas seal töötavad inimesed, kes omavad meditsiiniharidust, kellel on olemas tervishoiutöötaja registris oma kood. Ma korra segan vahele, tegevusluba saab vaadata, et see peab olema kodulehel olemas. Just. Et seal on kohe näha, kas on või ei ole. Ja alati saab kontrollida ka tegijat, et kas ta on kantud tervishoiu registrisse ja kas tal on olemas meditsiinialal üldse tegutsemise õigus. Alustame sealt. Meil vohab tõsiselt niinimetatud must turg sellel alal, et tehakse süsteravi Lasnamäe korteris, väikelinnade kusagil kabinettides, kosmeetiku kabinettides ja see on tõsine probleem hetkel, et inimesed, ja mind alati paneb imestama, kuidas inimesed julgevad sellisesse kohta minna. Et selleks, et toksiini süstida, on vaja kindlasti, et oleks selles kliinikus arst, kellel on õigus kirjutada retsepti. Toksiin, botulismitoksiin on retseptiravim. Ja kui selles kliinikus ei tööta arsti, kes väljastab retsepti sellele toksiinile, siis järelikult ei ole see ausal teel saadud toksiin, mida me tegelikult siis saame apteegist. Ja see on jumal teab, kus kohas saadud toksiin. Me teame, et tänapäeval tellitakse Amazonist, Lõuna-Koreast, tuuakse piiri tagant toksiini sisse, mille olemasolu või kvaliteeti me tegelikult absoluutselt ei tea ja kindlasti see on päris hirmutav, sellepärast, et kui sa ei tea, kuidas toksiini peab transportima ja kui see ei vasta nõuetele, et siis jumal tänatud, et inimestel on hästi läinud, et need, kes siis on käinud nii-öelda, ma ikkagi ütlen, et need on hästi läinud, et kõik on hästi, aga on ka neid, kellel ei ole hästi läinud. Just, ja me tegelikult ei kuule sellest väga palju, sellepärast, et sellest on piinlik rääkida, et ma käisin seal kliinikus just või kosmeetikasalongis või juuksuris käisin, mul on patsiente, kes on käinud pediküüris ja saanud ühtlasi ka botulismitoksiini süsteravi, juuksuris olnud niimoodi, et nendel inimestel kõigil ei ole hästi läinud, aga me lihtsalt ei kuule sellest, sest sellest on piinlik rääkida ja kellegi peale keegi kaevata ei taha. Et aga kui te otsustate seda teekonda alustada, siis valige kliinikut ja valige tegijat. Ja veel üks asi, sa küsisid minu käest, et miks on hinnad nii kallid? On jah, kallid ja sellel on väga kindlad põhjused, et meil on siin just olnud hiljuti situatsioon, kus patsiendid mõnikord küsivad, et mulle tehti ainult 2-3 torget ja võeti väga palju raha selle eest, et aga see on väga põhjendatud, et seal on nii palju erinevaid faktoreid, mis teevad selle üldse esteetilise meditsiiniprotseduurid väga kalliks. Et see algab sellest, et meil on protseduuride tegijad pikalt õppinud arstid ja õed, kelle koolitus on olnud kallis, kelle õppeaeg on olnud väga pikk ja see kogemus ja oskused maksavad. Teine faktor on kindlasti see, et kui me tellime toksiini või mõne muu protseduuriks vajaliku preparaadi, need on väga kallid, rääkimata näiteks siis erinevast aparatuursest esteetilisest meditsiinist, et need aparaadid on väga kallid, nende hooldus on kallis, nende kalibreerimine on kallis, et see tõstabki seda hinda. Kolmandaks tõstab seda hinda protseduuridel see, et me peame järgima väga konkreetsed hügieeni- ja ohutusnõuded ja igasugused sellised tüsistuste tekke ja vastutuskindlustus on kirjutatud sisse sellesse hinda, et ja iga patsient on unikaalne ja lähenemine unikaalne, et iga patsiendi jaoks võetakse aeg ja tegeletakse mingi aeg, mis maksab. Et need on need faktorid, mis tõstavad seda hinda ja ära ei tasu kindlasti unustada, et tegemist on mugavusteenusega. See ei ole eluks hädavajalik teenus, on see siis täitesüstide tegemine või botulismitoksiini süsteravi ja see on mugavusteenus. See on vabatahtlik ja see tõstab hinda.
jah, ja see vastutus ka, ma tooksin siin kohal selle välja, et kui on ikkagi kliinik, kes teeb, siis ta ka vastutab ka spetsialist, et ei ole niimoodi, et kui midagi juhtub, siis tuleb patsient, no ma toon Musta Turu näite, kui midagi juhtub, ta on üksi, et patsiendil ei ole enam kuskile pöörduda, aga meie alati rõhutame ja mina rõhutan isiklikult ka, et murega, mis tekib esteetilise meditsiini kabinetis, ei ole mõtet pöörduda EMO-sse või perearstile, tuleb pöörduda selle spetsialisti poole, selle kliiniku poole, kes on selle protseduuri läbi viinud, sest see protseduur tekkinud tüsistuskomplikatsioon tuleb lahendada ruttu ja alati peab jääma kontakt patsiendiga. Ja ka vahel on ka see koht, et patsient, näiteks miks ta tuleb meile kliinikusse, et ta ei soovi minna tagasi selle juurde, kes tegi. Et aga siin ongi see koht tegelikult justkui peaks minema, sest tema teab, kus on, mis on ja mida, kuidas on tehtud, et ta saaks kõige paremini ju tegelikult aidata. Just. Aga on situatsioone, kui patsiendil tõesti ei ole kusagile minna, siis tuleb kuhugi ikka minna, kust abi pakutakse, et eks küsija suu pihta ei lüüa, et me püüame ikka alati siis ka aidata, kui on väga kriitiline ja raske olukord, aga mis puudutab toksiini, süstimist, siis tegelikult kuna toksiin on taaspöörduva toimega, siis selliselt sageli või väga raskeid tüsistusi me selle tulemusel siiski ei näe. Õnneks. Nii, aga meil hakkabki tegelikult aeg otsa saama, eks neid küsimusi ei ole veel ja veel, aga võib-olla me siis pakume oma kuulajatele võimaluse, et meie kliiniku kodulehele võib alati saata küsimusi, mis on tekkinud ja me jooksvalt siis vastame neile või teeme siis näiteks mõne uue kohtumise. See oli väga halb üleskutse, sellepärast, et kes kirjadele vastab? No, sina filmid, mina vastan. Et jah, kodulehel on igatahes meiliaadress, et jah. Pidasin silmas just seda, et kui teil on küsimusi ja soovite, et me sellest pikemalt räägime või veel kord räägime, siis me oleme alati valmis nendele küsimustele vastama. Jah, aga siis võib-olla on hea isegi kirjutada mitte niivõrd kliiniku postkasti, vaid Instagrami ja sealt me saame korjata veel küsimusi kokku ja vaatame, et mida me nüüd ei puudutanud siin teatavad küsimused, me võime alati tulla siis uuesti teha podcasti sellel teemal ja siis veel võib-olla süvendatumalt vestelda. Aga Karin, aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Ja me kohtume veel ja ma loodan, et kõik said natukenegi targemaks.